Erki, sa muidu oled rohkem siuke jõgedel ja meres püüdja, on ju? Nii ta on, jah. Aga kui tihti sa siis väikejärvedel üldse käid? Järvele ma satun tegelikult väga harva, pigem nagu talvel. Et siis saab vahest käidud seal. Meil ei ole Pärnumaal nagu neid järvesid väga, et siis 2-3 järve on ja neid saab talve jooksul paar korda külastatud. Et siis sul on see järvepüük ikkagi pigem võõras? No jah, selles mõttes küll on ta võõras, et nagu haugipüük on ju ikka nagu haugipüük, aga lihtsalt ei tunne neid järvi nii hästi. Sul on mingi taktika muidu ka, et tänaseks muidu mõeldud selles mõttes, et püüad rohkem järgiga või püüad kummiga või mis sa teed? Proovime mõlemat, vaatame, kumb toimib. Hetkel nagu tundub, et Tšerk on nagu meelitab paremini, et vesi on niisugune hägune ja Tšergil on ikkagi natukene seda kõrinat sees, et vist tundub, et paneb nagu kala natuke paremini liikuma. Okei. Ja vesi tundub suht sogane siin. Mis sul on kasutad, mis toon sa kasutad siis ja mis landid sul on ja mis toonid sul on praegu siin kasutusel? Proovisime algul niisuguse porgandipunasega. Oleme proovinud nende neoonroheliste ja kollastega ka, aga millegipärast siin need ei ole toiminud, kuigi meres nagu väga hästi toimivad. Ja siis on nüüd niisugune nagu pigem naturaalne värv, vähe punakas nagu kõhu alt, et selle peale on nagu järgujumine olnud ikkagi. See on siis arvavärk, jah? Jah, eks see niisugune katsetamise värk ju on siin. Noh, nagu ikka kalapüügil. Jah. Päevad ei ole vennad ju. Tuleb proovida erinevaid asju. Aga üldiselt muidu püügitehnika mõttes soojad ilma, nagu temperatuuri mõttes, et vesi külm, vesi soe, mis erisusi sa nagu teed tehnika mõttes, kerid aeglasemalt, kerid kiiremini, last põhja kukkuda, et kuidas see nagu temperatuur määrab selle tehnika? No kuna ma käin palju meres püüdmas, siis mida soojem on, seda nagu niisugust vilksamat mängu ikkagi tahab. Kerid nagu, ütleme, et siis Tšerki kerid lihtsalt sujuvalt, ei peagi seda seal mängitama või siis nende plekkidega ka. See mäng on vilkam, aga mida rohkem sügisesse, nüüd nagu siin praegult oktoober-november vesi läheb külmaks, siis ta tegelikult tahab väga niisugust mõni päev täiesti pikka pausi. Et lant jääb sul täitsa seisma, vaikselt seal siis kerkib või langeb vastavalt sellele, kas ujub või upub. Et pigem nagu, mida nagu rohkem sügisesse ja külmemaks läheb, seda aeglasemat mängu ikkagi tahab. Ja pausi. Et lased, kui kummilandiga püüad, siis täitsa lased niimoodi kolks põhja või päris põhja peale ei liigu? Ei, kummiga nagu siis, põhja lähedalt ikka jah, niimoodi vaikselt nagu, aga selle Tšergiga just, et jätata täitsa vahepeal mitmeks sekundiks ikka täitsa seisma. No, isegi kui kasutad seda mingit shallow runnerit või sellist, lased tal täitsa nagu pinna peale ka kerkida? Ei, mitte päris pinda ei lase. Okay. Mis aegadel sa muidu kalastad, ma mõtlen selles mõttes, et kas sa alati sätid ennast, mis seal on? See ei ole et kas sätid ennast kohe nagu varahommikul peale, nii et pimedas juba valmistud ja kohe, kui päike tõuseb, siis oled juba vee peal või kuidas sina oled nagu pihta saanud, et millal see kala võtab siis ja millal ta ei võta ja üldiselt ma olen hommikul varajane käia ikkagi. Suvel eriti nagu, et siis on see, et kui on soojad ilmad ja päike tõuseb juba, nagu läheb nii palavaks ja siis tihti nagu lõpebki kalavõtt ära. Et hommikul ikkagi hästi varakult käia. Sügisel siis on juba teine teema, et ei ole vaja enam nii vara ärgata. Esiteks juba valgeks läheb hiljem ja siis kalavõtt on ka niimoodi, et mida rohkem siia sügisesse hilisemaks, et siis see võib olla niimoodi, et see ongi ainult
võib-olla see lõunal või peale lõunat ainult mingisugune tunnikene teeb selle niisuguse korraliku võtuka ja ei ole üldse jah. Muul ajal võib-olla ei olegi midagi, ei toimu. Miks sa arvad, et on sul mingisugune spekulatsioon ka, miks võib olla nii, et ainult siis tunnikene võtab, et siis keskpäeval läheb vesi natuke või natuke ilmab soojemaks sellepärast? Ma pigem arvan ka, et siis nagu see ilm või nagu ongi, et ta läheb natukene niisuguseks soojemaks ja kalal järelikult siis tekib visu, ma ei tea, ega seda ei tea keegi. Ei tea muidugi, jah. Milleks ta siis võtab või niimoodi need tujud on? Et see mõni päev on nii ja mõni päev on naa, et seda ei tea kunagi. Okay. Aga muidu nagu need lante, kui valida, et mõtled, et okei, olen siin nüüd järve peal, vaatan, vesi on sogene, okei, valin võib-olla erksamaid või mis iganes, et mingi veetooni järgi, aga ilma järgi selles mõttes ka on mingit tooni valida, et päike paistab, siis võtad mingi sillerdava või siis on vihmane ilm, siis jälle mingi teist tooni, et kui palju see nagu tähelepanu mõjutab seda? Seda olen küll tähele pannud, et kui on nagu hästi päikseline, et siis tahab niisugust kuldsemat tooni näiteks. No hästi helkivat ja niisugust sillerdavat kuldset või siis niisugust ütlemegi niimoodi, et pigem kuldset. Aga kui niisugune nagu täna on siin niisugune tume ja vesi on tume, võiks ju nagu ikkagi ka mingid erksad värvid toimida, aga tundub, et ei toimi midagi hetkel. Jah, eks väikejärved on tihti nii, et veekogud on üsna järved on üsna keerulised, et raske nagu kala kapriissed on. Jah, et suurt kalad on ju igal pool, aga et järvedel võib see kalapükk, mulle tundub vähemalt teinekord hoopis keerulisem olla kui meres. Kindlasti ongi. Et merest on oluliselt lihtsam nagu seda kala kätte saada. Aga kui merel käib, kas seal on ka see, kuidas sellest kuidagi tead, et kuidas see kalade nagu koondumine, liikumine on nüüd, et ma ei tea, et suvel, kas nad on rohkem kalad on laiali kuskil mingites rooäärtes, kuskil, ma ei tea, kivide juures keskel või kas siis kui sügisel on, kas nad siis võtavad rohkem kuskile mingisse teise alasse, koonduvad rohkem kokku või ma ei tea, kuidas see bioloogilises mõttes oled mingi tähelepanekuid teinud? Suvel ta on nagu igal pool nagu ühtlaselt laiali. Kivide juures, kus on kivivared ja seal on nagu alati ikkagi mõned valvurid on seal nagu olemas ja ei ole nagu väga sügavas suvel. Kuni 1,5 meetrit, et selles sügavuses ikka nagu seda augi alati olnud. Aga sügisel, mis jah, tähele oleme pannud, et ta koguneb teatud niisugustesse kohtadesse, kus ta siis, seda ma ei tea, kas ta talvituma sinna jääb täpselt või mitte, aga kevadel ta seal igatahes koeb uuesti, et ju ta sinna nende kudemisalade lähedusse nagu koguneb. Ja siis on küll niimoodi, et kala nagu on sügisel niisugustes soppides, mis on piisavalt nagu toitaine või neid nagu väikest kala on seal ja siis piisavalt sügav ja siis ta nagu on sinna kogunenud. Seal on nagu täitsa parves need suured kalad. Okei. Ma olen kuulnud korduvalt sellist väljendit, et sügis on ikkagi suure kala püük, et kui me räägime näiteks siin haugipüügist, et miks siis niimoodi öeldakse? Sest et siis seda suurt kala nagu saab rohkem. aga huvitav, miks ta siis nagu rohkem saab? Et seda ma ei tea. Võib-olla ongi sellepärast, et see suur kala on ju üldjuhul ikkagi emane kala ja see tuleb sinna nende kudealade lähedale ja siis ta nagu koondub sinna. Ja siis sealt nagu on seda lihtsam saada. Okei, et sügis on siis suvi on siis suvi kevad pigem selline, et saab palju sükses väike keskmine mõõt. Kevadel on ka suur kala ikkagi. On jah? Jah, peale seda kudemist, et siis on nagu ka see suur, aga siis suveks nagu see suur kala kuidagi kaob ära, et ta ei ole nagu seal igal nii kontsentreerunud nendesse kohtadesse, et nagu on natuke keerulisem saada. Okei, et kes tahab ikkagi siis suurt kala jahtida, siis kevad ja sügis. Ja. Aga peab olema ilmselt valmis palju nullitama ennem, kui midagi kätte saab. Sõltub, kellega minna ja kuhu minna. No seda kindlasti jah.
ikka kellegi kui ei tunne, ei tea kohta, siis on kasulik ju ikkagi mingisuguse spetsialistiga kaasa minna. Kaubelda ennast kaasa nagu ja siis näitab sulle ära nagu, et kuidas ja mismoodi püüda ja kust seda kala otsida. Okei. Aga äkki näitad mõned landid ka, mis sul siin täna vees käinud on ja millel kalad järgi tulid ja mis sul siin valikus nagu on? Ma näen, et sul on enamus on siin Lucky Johnid ja... Kohe vaatame, kerime välja. Aga muidu Pärnusse kalal tahaks tulla, siis... Järjekord on pikk. On jah? Aga mõtlesingi, et keda soovitad või paned ennast välja koos Salma varustusega? Ei, minuga võib alati ühendust võtta. Kui vähegi aega ja võimalust on, ei ole probleemi, võtan hea meelega kaasa. Aga järjekord on pikk, mitu aastat? No jah, neid tahtjaid on palju, aga no siis ma teengi need valikud nagu, et keda ma võtan ja kuhu ma viin nagu. Et igat ühte ju igale poole ei võta kaasa. Et peab valima. Oma parimaid kohti ei taha kõigile näidata. No Eesti on väike jah, ei saa jah. Aga nii või naa, need kohad nagu peilitakse välja väga lihtsalt või kiiresti. Nii, mis meil on siin siis? Mõned sellised suuremad arrowtšergid, täna siis sellele on. Oli meil see üks järgiujumine, päris normaalne kala oli, mis järgi ujus. Siis, mis meil siin näiteks kevadel töötab selline 10-sendine arrowtšerg väga hästi meres, just nagu, kuna ma ise käin meres palju püüdmas. Ja siis meil siin sinu käes on üks see punane. See jah. Jah, see punane on nüüd siin sügisel ja siukse häguse veega nagu meres on nagu see punane väga hea, mis töötab. Ja siis siuksed need neon nagu kollane ja roheline on ka nüüd sügisel meil väga hästi nagu seal meres töötanud. On ikka päris ära kriibitud nii-öelda. Ja noh, meres on ikkagi, need ujuvad on nagu põhiliselt, kuna seal püük käib pigem nagu kuni meeter vees, et siis nagu seal selle uppuvaga ei ole eriti midagi teha. Vajub liiga läbi ja siis jääb seda vetikat nii palju külge, et roogid rohkem seda vetikat sealt küljest ära. No järvede puhul on mina tähele pannud seda, et eks need samad värvid kõik töötavad ka järvedes, aga järvedes puhul on rohkem selline spetsiifiline, et ühes järves no üks järv, mida ma Eestis tean, noh, ma ei saa jälle nime öelda, aga on selline, et paned selle punase landi otsa, vahet ei ole, mis päev ja tegelikult ma ütlen ausalt ei ole ka vahet, mis lant on punane ja siin nagu kala tuleb. Ja siis teises järves on jällegi sellised, et kui meres on võib-olla jäi mulje, et on võib-olla selline, et varieeruvad need värvitoonid ja rohkem ilmad, ajad, püügid, siis järvedes mul vahepeal tundub niimoodi, et on mingi konkreetne toon ja vahet ei ole, mis ajal sa sinna lähed, et on kuidagi selline hästi spetsiifiliselt nagu see jagunenud. Meres on jah rohkem nagu ikkagi sõltub päevast. No muidugi on need klassikalised, mis siin nagu on, mis need töötavad ja et kui sa nendega ei saa, siis seal nende mingi 3-4 vahel valid nagu, et üks ikka hakkab kala tooma. No kummilantides kindlasti, ja mul on see praegu otsas ka, see on kindlasti minu lemmik see toon. Ja sellega ma olen järvedes hästi palju käinud. See on väga nagu selline kindla peale minek, et väga erinevates järvedes on see kala toonud. Pärnu jões on ka see toon on nagu üks nagu see, mis nagu kala toob alati. Ja huvitav on, vähemalt minul on küll niimoodi, et Pärnu jões nagu töötavad ainult siuksed pigem nagu erksad värvid, mitte ei ole nagu need siuksed nagu naturaalsed toonid. Nagu see, mis sul on seal, see valge oranžiga või seda sa loed rohkem naturaalseks või seda sa loed ikkagi erkseks? See on pigem nagu ma loen seda naturaalseks, kuigi see toon nagu see konkreetne töötab nagu Pärnu jões, aga no ma ei tea, kus mul nad siin on nagu, sul on seal kuskil näha nagu pigem, no siuksed tumedad nagu ei tööta nagu Pärnus. Aga see on mul siukene lant, et no ma ei tea, kui siit lähedalt vaatad, noh, see on nagu selline kala oli otsas, et noh, läks ära, on ju. Noh, see on ikka niimoodi vatti saanud, et näed, kuidas see on nii auklik, kui auklik olla saab. Et nagu järvedel ma ütlen küll, et see toon on nagu ikka nagu jõhkralt saanud. Aga meres, kui ma rääkinud inimestega, siis ütlevad, et sellega nagu ei ole eriti midagi toimunud, et siit on ka näha, no nii katki. Noh, meres on see punane nagu see tšerk nagu, siukene töötab.
okei. aga nende landi suuruste poolest, et ma alguses läksin hurraaga poodi, ostsin ikka ainult selliseid, on ju, siukseid suuri. Mõtlesin, mina küll mingite väikeste lantidega ei viia. aga nüüd ma olen tähele nüüd on ikka väiksema peale läinud. Nüüd on mul on karpi tekkinud ja ikkagi need suurused mul tunduvad. Üle selle ei ole. Jah, need järvedes ka ikkagi, et need nagu nähad, siis seda on väga palju võtnud. Aga näiteks selle tooni puhul, see suurega on mul midagi saanud, aga just see 23 senti, see töötab üle hästi. Jah, sama. Et algul ka ostsin neid suuremaid ja sul on endal nii raske juba nendega püüda, sa väsitad ennast nii ära ja nagu oluliselt paremini nagu ka ei saa, et see kuni 23 on nagu niisugune kõige nagu optimaalsem nagu, et minu jaoks ka. Kodus ka seal kingitud neid nagu mingeid ilgeid jurakaid, nagu siis sa viskad niimoodi nagu telliskivi loobid ja oluliselt nagu rohkem küll nendega ei saa kala, et pigem on jah, see kuni 23 senti nagu üle selle juba ma ei ole enam nagu neid lante vaadanud suuremaid nagu.